tere taas! No tore lugu on nende kollaste ploomidega. Kui niimoodi eemalt seda puud silmitseda, siis kohe ei märkagi, et viljad on ju ammu valmis. See ploomipuu sort Ontario sai meie koduaeda küll valitud väga konkreetset soovi järgi, et me kindlasti tahtsime, et meil oleks üks ploomipuu, kes oleks kollase viljaga, et meil mõlemal on selline meeldiv lapsepõlvemälestus just kollastest ploomidest, aga me ei hakanud munaploomi tooma, kuna ma ei ole kindel, kas siin ka ümberkaudsetes aedades on temale sobilik tolmuandja olemas. Ontario ja sai just seetõttu välja valitud, et tema tolmneb oma enda õietolmuga ja tolmneb väga hästi, küll aga ta on pisut hilisema viljakande algusega, kuid mõned teised ploomisordid. Ta on olnud oma kasukohal nüüd 6 aastat ja eelmine aasta me saime juba oma esimese saagi kätte, et me saime küll mitte nii rikkaliku saagi kui sel aastal, aga saime nii-öelda maitse suhu. Ja eks ta teeb oma vimkad ka tegelikult, kui esimesed viljad, mis võib-olla ka mähkuri kahjustusega muutuvad hoopis siniseks, siis eks peast käib ikka see mõte läbi, et nagu kuidas, et ma ju ostsin kollase toomi, et kuidas saab sinine olla, aga no tal on selline väike vimka. Tegemist on äärmiselt maitsva sordiga, ma proovin ka, et kas ma praegu ka leian siit ühe hästi küpsa, siin alumistel okstel lausa, ma näen, et nad on täiesti valmis ja ei tasu lasta ennast petta sellel rohekal kirmel. See ei näita mitte midagi, see ploom on täiesti küps siis, kui ta on selline kollakas rohekas või ka vist on öelda, jah, kollakas rohekas, et seal ladvas on mõned täitsa kollased veel, mis miskil põhjusel ei tulnud öösel äikesetormiga alla ja need on hästi mesimagusad. Aga lihtsalt, et siin teile näitamiseks praegu mul on nuga ka käes, otsiks mõne lihtsalt, mis on käeulatuses, ühe ploomi. Nii. Aha, no väga mõnus on neid siin masseerida. Eks see on ka üks asi, mida ma tegelikult selle võra kujundamise juures taotlus, oi, see jäi mulle kätte kinni praegu, see oli nii lahti, mida võra kujundamise juures ka kindlasti silmas pidasin, on see, et ta on igal aastal noore istikuna, kui ta veel ei olnud kandejas, saanud tugevalt tagasilõikust ja sellepärast on tal ka mitu latva, et koduaias ei ole midagi õelamat kui see, et alumised oksad on hõredad ja ei kanna, nii hõredad, et siin polegi oksi, ja siis seal latvas on maitsvad viljad, mida me ei saa õigel ajal mugavalt korjata. Et igal aastal ma olen tegelikult teda tagasi lõiganud, eelmine aasta vähe, mida ma nagu praegu ka näen, et on liiga palju võra sissepoole kasvaid oksi, aga ploomipuud talub tegelikult väga palju ja väga hästi lõikamist, et ma ei tea, miks me koduaedades ploomipuude võrasi iga aasta ei korrigeeri, et seda tuleks kindlasti teha. Sest me kasvatame seda puudu enda jaoks ja me tahame neid vilju ja kätte saada. Nii. See sort on pärit Põhja-Ameerikast ja ta on vana sort, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siin mahla tilgub täiesti, siis tema oli ära kirjeldatud juba 1874 ja ta on nüüd laialt levinud üle kogu maailma. No võib-olla üks piisikene miinus, mis tal on see, et tema luuvili on ainult osaliselt lahtine. Aga see ei ole mingi probleem. See on absoluutselt maitsev ja huvitav on see, et viljaliha on lihtsalt väga magus, aga see koor ja see koore alune on selline, annab siis sellise aktsendi hapukama, et kui ta teha moosiks, mida me oleme ka see aasta juba saanud teha oma jagu, ülejäänud viljad me jätame, mis puu küljes on nüüd küll ainult söömiseks, siis ka moosina on ta ülimõnus, et ei pea olema alati lillat värvi moos. Et igal juhul, kui ka teie südamesoov on see, et teil oleks kodus just kollane ploom, siis Ontario valikuga te kindlasti alt ei lähe. Ja suurim pluss, mis seal on see, et ta on väga hea talvekindlusega, suhteliselt hea haigluskindlusega, sobib väga hästi just koduaeda ja ta tolmeb väga hästi enda tolmuga ja kui teil on ka teisi ploomisorte, siis on väga võimalik, et ta on ka neile hea tolmuandja. Nii et kellel veel on aias vaba ruumi, kindlasti istutage endale üks Ontarioga.